tere! Täna õpime jagama kahekohalise arvuga. Praeguseni olen jaganud ainult kirjalikult ühekohalise arvuga. Tänasest siis hakkame ka jagama kahekohalise arvuga. Kuidas see siis käib? Vaatame selle kahekohalise arvu kümneliste numbrit. Siin on see 3. Kas 3 2 sisse mahub? Ei mahu. Siis peame siit võtma 25. Mitu korda 3 mahub 25 sisse? 8 korda. 8 korda 3 on 24. 9 korda ei mahu, jah? Kontrollime või korruta. Siin all võid ka proovida. 32 ja korrutad 8. Aga vaatame, mis me saame. 8 korda 2 on 16. Üks meelde. 8 korda 3 on 24. Üks oli meeles 25. Täpselt see arv, mis meil siin on. Kirjutame selle siia alla. Kõik numbrid peavad olema ilusasti kohakuti ja lahutamisel saame vastuseks 0. Kui me korrutame nüüd kontrolliks jagatise jagajaga 8 32-ga, siis me peame saama sama vastuse, jah? Võtame nüüd õpikust ülesande 989 ja teeme siis ühe arvutuse koos. Esimene arv, mis seal tuleb jagada, on 244 jagatud 61-ga. Mitu korda 6 mahub 24 sisse? Ütle. Ja täpselt 4 korda. Proovime, kas 61 korda 4, 4 korda 1 on 4, 4 korda 6 on 24. Kirjutame selle siia alla, jälle numbrid on täpselt kohakuti, no minul on nüüd 0 jäänud kirjutamata, lahutamise vastus on siis siin 0. Teeme järgmise ka veel koos, 460 jagatud 92-ga. Vaatame 9, mitu korda see kümneliste arv 9 mahub 46 sisse. Korrutustabelist mitu korda 9 mahub 46 sisse. 5 korda. Proovime. 92 korda 5. 5 korda 2 on 10. 0 alla, 1 ülesse. 5 korda 9 on 45. 1 oli meeles. 46. Ja ongi vastuseks 5. Kirjutame vastuse siia, korrutamise vastuse siia alla, 064, joon alla, miinusmärk, lahutame ja saame vastuseks 0. Edasi proovi nüüd ülesannet 989 teha ise. Kui midagi jäi arusaamatuks, vaata videot veel kord.